Jah, ma kaotasin taas närvid, aga ma ei läinud ülivulgaarseks. No, et koroona levikut on vaja pidurdada. No see artikkel oli küllalt hüsteeriline ja ma nagu olen pettunud Päevalehtest, et pooli vahetanud. Teate, taguge see kuradi uus Terviseameti juht mutta juba eos, enne kui ta trollima jõuab hakatagi üldse. Kui ta on selline nagu Härma. Jah, see on kange, ta on kohtuarsti taustaga. Võiks nagu niimoodi rahulik olla, aga paistab, et nagu oleks tellinud mingi loo. Ja siis ära vaheta pool ja see surm oli ju 84-aastane kaasuvat haigust, aga üks inimene ütles kommentaariumis, jah, oli haige, aga kellegi väga lähedane. No on küll. Ja ma olen ise ka ju olukorras, et pere tuttav suri ka 98-aastaselt ja ma tahan tõesti, et mind jäetakse piirangute jutuga rahule. No, et lihtsam kergem oleks. Eriti Eesti Päevaleht peaks rahule jätma. No ma algul vaatasin, et Andres Puting räägib sellest, siis ma talle käratasin, no see on mõeldud juhtkirja autoritele, et pane oma suu kinni. Julge pildnik, kus argpüksvahigus nüüd välja kargas. Mina enam ei ole argpüks, mõelske prillid ette ning oli naabriklastega koos bussis. Laske elada. Siis ma saatsin selle kirja Urmo Soonvandile ka, ütlesin, et ma olen ka 33-aastane riskirühmas isik. No äppa, rämps, noh see ei näita ju neid nakatunud, kes ise veel ei tea. Mask ja priidlid on see kõige parem. Jah, see Liivia Paris, kes peretuttav suri, oli ekskorpallur. Jah, loomulik surm, aga natuke keeruline on ikkagi. Lihtsalt lõpetage see inimeste ahistamine ära, nagu Rootsi ja Belgia jätavad rahule, Horvaatia on ka rahule jätnud. Ma olen lähedal põgenemisele, mis kisub mu hinge tükkideks, sest kodu on ikkagi südames Eesti ja Tartu, jälge rahule raisk. Aga keppige inimeste aju, tööd, majandust ja moraali. Muide, eelmine aasta oli gripiga ka 4-5 inimest reanimatsioonis, sama palju kui koroonaga praegu. No üks vähemalt mõistis, et miks sa ei maga, oled murest murtud. Ja see oli nagu niisugune terve, et me lased igast jamast häirida, see on terve mure. Aga see ei rahustanud mind väga. Ja siis ma ütlesin kõigile nendele, kaasa arvatud ka juhtkirja autoritele, pidage meeles, kui veel üks selline hüsteeriline lugu tuleb või tõmblus võimu poolt, siis ma olen üks esimesi inimesi Brüsseli või Stockholmi lennukil. Vaata, nüüd ma olen nagu hakanud valima, sellepärast, et kui Stockholm tõesti need surmade vanust on hakanud varjama ja tegu ei olegi mingi super hea päevaga, nagu täna oli, 0 ja 0, siis sel juhul ma kaalun tõesti Belgiat, kus arstid ütlesid ka piirangud vaja maha võtta, sest ma oskan ise ennast kaitsta ja just tahangi sellist riiki. Belgia on jah üks nendest. Juhul kui Stockholm segi keerab, Stockholm on ju number 1 valik ja Belgia on 2. No vaata, Kanadasse ja USA-sse pääsemisega rahalised probleemid. Ja, ma ei välista USA-d. No Miami oli ju see osariik, kes ütles, et piirangu maha võtta. No Miami ja Florida, noh. Väiksed piirangud seal on, aga võrreldavad Eestiga. Mask on rangelt soovituslik. Ma kannan seda ilmast soovituseta või käsuta. Ja kui mingid lambad ei suvatse seda nagu kanda, siis nad teadki, et te lõpetate hingamisaparaadi ja ise teate täiskasvanud inimese. No laste teema ei ole praegu aktuaalne. See ei tule niisama lihtsalt. Ja Kanadas on neid mituteist miljonit. See lõppes jah üks noormees tõesti 0-19 vanuses ära. Ja mis siis? See on mitmeteist miljoni seas 3. selles vanuserühmas. Muidugi ma olin vait ja raputasin pead. See lihtne ju ei ole. Ja samal ajal ohkasin, kui hästi on Eestis, mida aga tahetakse ära solkida selle psühhoterroriga. Aga ikkagi mind kisub sinna kultuuriruumi, sest seal aetakse piirangutele vastu. No see seal käivitas ja nüüd poleemika, et
mingid ontaariaametnikud tahavad karantiini kerget nagu meil, aga väga tugev opositsioon ei taha ja see olukord ei ole niigi lihtne ja jätkem inimestele oma peaga mõtlemise ruumi. Ja siis üks ütles, et ma olen jälle idioot juba mitmekümnendat korda. Ja siis ma ütlesin, tead, ma ei ole idioot, ma olen ärevile aetud lihtsalt pideva tõmblemisega ja solvangud iga päev hakkavad juba ajudele. See artikkel on ju hüsteeria. Kerget leina on ka majas, sest tema ehk Liivia juures oli maal tore käia, ehk see elu, mida enam ei ole ja see on asendunud üksinlusega. Et ma olen eestlastes nagu tõeliselt pettumas. Õnneks saab nüüd ka pageda, kuigi pool mind ei taha seda teha ja sellepärast ma rauskan ka, et jätkem järele meedias. Kas see uus TA juht on selle trollimise tellinud? Meesterahvast võis seda karta. Härmad ma nutan juba praegu taga, sest lõpus ta enam ei tõmmelnud. Ja isegi juhul, kui see 34-aastane seal intensiivis, ta vindab seal. Kui too hinge heitis, ei saa siiski üksik juhtumi pärast lolliks minna. Noori ju enam haiglas ei ole tulnud. Ei ole ja lapsi ka ei ole, ära tõmple. Ja ega Pariis ka ta hoiatas inimesi, et kui te järgi jätta 2 päeva jooksul, siis paneme baarid kinni. Aga ta ei räägi milleski enamast. Kanadas 1770 juhtu, jah. Aga seni, kui seal on mõistuse hääl, seni tõmbab mind ikka sinna. Jah, seal on noorsurmasid sees küll. Aga see ongi viinud mind olukorrani, kus ma maskita ei liiga mitte kuskil, isegi oma trepikajas. Ma annan lihtsalt aru, et mul on mustlasi siin, on linna peal kappamas pakistanlasi, aafriklasi. Terve pool bussi oli neid täis täna. Ja tänu maskile ja prillidele ma ei kartnud enam. No vahet oli ka meeter ja. No natukele meetri ja. No nad vadistasid seal küll omavahel, aga ma ei tõmble enam. No vaata, kuidas Sehhis on eriolukorra järel lappesse läinud, ma kahtlustan, et inimesed võtavad viimast. Ja vaat sellepärast ei tohikski, vaid tuleb lasta asja susiseda. No ühtpidi ma saan aru, et Sehhil haiglate täituvusega on juba probleeme. Ja ma nägin ka ühte pilti 40-ndates meesterahvast. Aga näete, need lockdownid ei toimi. No Brasiilia on minu jaoks natuke liiga metsik ja seal on igasugused jõugud ja asjad. Aga USAs on täiesti normaalseid piirkondiga nagu Florida näiteks. Aga mis mõttes Argentiina ütleb 14 000 keisega surma ei ole, mis mõttes nagu see on ju error. No Egiptus on nii nagu ta on. Aga mida ei ole ikka on see Bulgaaria. Kuna ma olen otse eetris, siis ma ei saa öelda seda, et hüppa teada kuhu, vaid pean ütlema hüppa pommi selle jutuga. No jah, tahaks ühte teist sõna B-täega kasutada, aga ei saa. Pole seda keeldu vaja. No YouTuberina ma natuke pean vadima. Sisu ja meelsust ju see ei muuda. Hüppa pommi, et meil ongi jopp. Ja nii nagu ma kõigile ka hommikul ütlesin. Jah, ma just eritsesin ise ka kuu aega tagasi, kui siin Tartus oli. Aga see kõhastas mind šokipäevade järel lõi kainus majja, et seda ei ole võimalik lõpuni ära hoida, et igaüks peab endast ise kaitsma, eks ole. Aga keegi taha sellest aru saada. Ja no mitte kõik, aga seal kahjuks on need ülekaalus kerged, need, kes hüsteeritsevad. Muidugi on ka neid normaalse, kes ütlevad ilusti, et mine keldrisse, kui julge elada. Mina ütlen ka paljudele juba, mine keldrisse, kui elada julge. Ma ei kanna maski. See ei kao nii pea.
ja ma ei eita, et see noortel raskelt lõpeb, ma ei eita seda enam ammu. No selle teadmisega mul läks üks 3-4 nädalat aega, kui hakkas massiliselt tulema siit ja sealt. Et läks aega, enne kui sellega osaliselt harjusin. Ja nüüd selle tulemus on see, et ma ei taha kõike kinni keerata, isegi lennuliine ma peale Bukaresti ei karda, eks ole. Ja no Ukrainat nüüd ka kardaks natuke, aga Ukrainat ei tule praegu. Et selle tulemusel ma lihtsalt ei liigu mitte kuskil maskitana. Ma lihtsalt ei liigu isegi enda trepikojas. Ma võtan seda kui täielikku paratamatust. Lihtsalt. Kuna ma ei soovi veel kõrvu pea alla panna, siis ma ei taha. Ja kõik. Ma ei taha olla osaline uue eriolukorra vallandamisel. Noh, mul on ikkagi mitu kroonilist haigus, mul võib passis olla 33 eluaastat ja 10 kuud, aga ei tähenda. Isegi 40-aastane terve lõppes maha Bulgaarias. Aga ometi Varna reisi ma noortele soovitan, kes on terved. No parem ikka, kui kuskile Bukaresti või Egiptusesse või Türki kallama minna, kus on lõpp üsna kindel. Ja asi vaha palju ulatuslikumalt ka. Nagu Donald Trump ütles, on nagu on, praegu ei ole hüsteeriaks põhjust. Laste ja noorte haiglasse kukkumine on peatunud, mis on kõige olulisem. Vanemad inimesed on ära leierdatud ja kui nad ikka ei suvatse maski kanda, siis noh, sorry, see on nende valik, kui me räägime nendest, kes ei ela hooldekodus, kes ei ole kuidagi vaimselt maha käinud. Ja mida see Bulgaaria vahib? No mis ma teen, ma lähen otse allikale, ma olen Küpaselt ka kätte saanud ja Rumeeniast. Kreeka on laiendanud sisenemise piiranguid, aga see seisneb ikkagi testi nõudmine, et 72 tundi enne Kreeka piiri. Ja see on kõik. Ta on pikendanud, see ei ole uus meede, see on lihtsalt pikendamine. No, see on osa Bulgaariast, lastakse Belgia poolt sisse ja vastupidi ilma karantiini ja testita. No see ei puudutab jah neid piirkondi, kus on vähem. Ma ütlen Belgia on ka Rootsi kõrval üks normaalne riik ja näed, juba on 300 võrra juhtumeid alla saadud. Ja seal ei ole enam noorte suremus kuigi palju järel. No noor on see vanuserühm, mis ta oli, 45-64 ja seal paar meesterahvast on veel. Enamus on üle 70 kõvasti. No ei saa julluks minna selle peale. No nii ma sain need kätte, et 12 surma, 90, no ma loen vanused, 92, 66 diabeediga, 72 mees kopsupõletik, no see on terve. Naine 84, mees 78, naine 80 südame ja diabeediga. No vot naine 55 diabeediga ja naine 56 diabeediga ja veel üks 56-aastane naine diabeediga on natukene noored nüüd küll. Aga see on jällegi ühine nimetaja diabeet. Naine 65 on vähk ja südamehaigus, et see oleks nagu nii läinud. Kahjuks. Varem või hiljem. No väga harva pääsetakse. Eriti kui on kombineeritud. Siis mees 60-ndates diabeet. No see on teada, et diabeetikutel ei maksa klubisse ronida või reisida ja sellepärast ei peaks
nagu hüsteeriasse langema ja ma võin ka panna vabalt lause, me avaldame kaastunnet hukkunute peredele. Jah, sellega ma nõus, aga hüsteeriasse ei tohi minna. Ja endiselt olen ma seisukohal SmartLinks ja need S-Travelid ja kõik, et Varna võib avada. No kui nõutakse testi, no ja siis, annad ära ja mis seal siis on. Jah, meie kordaja on tõesti 50 ja lihtsalt peab võtma seda testi kui paratamatust. No see test pidi olema küllalt ebamugav, aga ta ei ole pika. Vaja, siis vaja, ega see iga päev ei reisi, eks ole, paar korda aastas.